Ma olen nüüdseks 25 aastat õppinud, treeninud ja töötanud näitlejana ja põhiliselt teatrilavastajana. Ja kogu sellel teekonnal ma ühel hetkel avastasin, et see tuumik psühholoogiline loogika, mis on näitleja töö taga, see loogika, mis aitab tal laval saavutada vabadust, loomulikkust, väljendusrikkust, et see loogika on universaalne. Ja seda saaks kasutada kõik inimesed, kes tahavad oma väljendusrikkust ja oskusi parandada. Ja samamoodi ma avastasin sellel teekonnal, et see tuumikloogika, mis on lugude jutustamise taga ehk dramaturgia taga, kuidas näidendid ja raamatud ja filmid on üles ehitatud, et see loogika, kuidas seda põnevust ja haaravust tekitada, on ka universaalne. Ja seda samamoodi saaksid kõik inimesed kasutada oma väljendusrikkuse parandamisel. Nii et tere tulemast Anonymous Presentersi mõjuva eneseväljenduse e-kursusele. Sellel kursusel on 3 moodulit. Esimeses moodulis annan ma teile nii tehnika kui ka psühholoogia, kuidas saavutada vabadust, loomulikkust ja väljendusrikkust teistega rääkides. Teises moodulis tahan ma anda teile loogikad ja tehnikad, kuidas oma mõtetest jõuda mõjuva ja selget tekstini, ehk siis kuidas oma mõtteid organiseerida rääkimise ajal ja kuidas üles ehitada tekst nii, et kuulajal oleks see kõik väga huvitav ja mõjuv. Ma annan teile kõige universaalsemad ja efektiivsemad rääkimise või teksti ülesehituse mustrid või baasstruktuurid. Ja 3. moodul tegeleb sellega, et te kõike seda eelnenut oma slaididega ära ei riku. Kuidas need üles ehitada nii, et nad muutuks teie jutu või sõnumite võimendajaks. Ja teate, mul on küll tunne, et me pigem elame maailmas, kus on digitaalse info ja ekraanide üleküllus. Nii et see kursus, ma luban teile, ei sulge teid pikkadeks tundideks ekraani taha, vaid ta koosneb lühikestest videotest, millest igaüks annab sulle ühe konkreetse praktilise oskuse või nipi, mida sa saad kohe päris elus rakendada ja sellega eksperimenteerida. Selliste sammude kaupa sa lõpuks selle kursusega läbid. Nii et veel kord tere tulemast kursusele mõjuv eneseväljendus ja muide, minu nimi on Mart.